Tere! Milline on nende harjutuste, mida me siin kehakõne kursuse jooksul veebi vahendusel oleme teinud, praktiline igapäevane kasu? Meil ei ole ju võimalik alati leida selline aeg, kus meie ümber on vaikne, meil on pehmed padjad, meie koer on rahulik ja me saame 15 minutit silmad kinni istuda või ka liigutada. Kui üldse midagi nendest harjutustest kaasa võtta oma igapäevaellu, siis on see oma kehasse sisseminek. Ehk siis mis tahes olukorras, kus sa tunned, et sinus on rohkem ärevust või kurbust või ärritust, siis nendes olukordades kõige lihtsam ja elementaarsem on tuua tähelepanu oma kehasse. Kas oma hingamisele või tunnetad oma käsi. Ütleme näiteks selline väga lihtne olukord. Sa räägid kellegagi, kas siis mõne töökaaslasega või mõne pereliikmega ja ta ütleb midagi, mis tekitab sinus hästi tugeva emotsionaalse reaktsiooni. Sa kas vihastad või solvud, ärritud. Ja selle asemel, et minna selle reaktsiooniga kaasa ja öelda kohe midagi tulist ja mõtlematut vastu, selle asemel too tähelepanu oma kehasse sellel hetkel, kui sinus need emotsioonid tõusevad. Ja see ei tähenda, et sa ei peaks reageerima või vastama sellele inimesele, aga sa teed seda teadlikult. Ja see, mis sa vastad selles olukorras, on läbi mõeldud. See on hoopis teistsuguse kvaliteediga ja tulemusega, kui see reaktsioon, mis tuleb automaatselt ja sinu emotsioonide põhjal. Nii et võtame nendest harjutustest kaasa oma kehasse tähelepanu pööramise harjumuse. Ja lähemegi kohe harjutuse juurde. Ma palun, et sa võtaksid endale mugava isteasendi, kas toolil või põrandal. Jälgi, et sinu selg oleks sirge. Soovi korral võid sulgeda silmad. Lõdvesta oma kael ja õlad. Ja hinga mõned korrad sügavalt sisse ja välja. Too tähelepanu oma enesetundele. Küsi endalt, mis tunne on olla praegu mina. Pane tähele erinevaid aistinguid oma kehas. Kas ainult ühes kehaosas või kogu kehas. Tunneta tuikavat elu.
kui sinu tähelepanu läheb vahepeal muudele asjadele, siis too see hellalt aga kindlalt jälle harjutuse juurde tagasi. Pööra tähelepanu oma hingamisele. Kuidas keha liigub. Ja mis aistinguid sa hingamisega tunned. Pane tähele helisid enda ümber. Püüdes neile mitte nimetusi anda, vaid neid lihtsalt märgata. Kui heli ei ole, siis märka ka vaikust. Lõpetuseks hinga mõned korrad sügavalt sisse ja välja. Ja avan silmad. Ja olen valmis liigutama ja püsti tõusma. Ja kui sa oled püsti tõusnud, siis siit siruta pikaks üles. Hinga sisse ja hinga välja. Pane oma parem käsi niimoodi rusikasse, et pöial on sõrmede vahel. Ja nüüd nagu lihanuiaga või lihahaamriga patsuta oma vasak käsi läbi. Ja samamoodi vasaku käe paned rusikasse ja koputad parema käe igalt poolt läbi. Nagu lihahaamriga liha. Ja paned mõlemad ja koputad oma kaela ja rinna, pea, kõhu
selja. Tuharad. Ühe jala. Teise jala. Nii, ja siit võtan sirutuse hingetõmbega ja alla ja üles ja vaju alla. Ja kui sa alla vajud, kõverda ennast põlvedest ka. Nii palju, kui saad, et põlvedele liiga ei tee. Ja siruta ja alla. Ja siruta ja alla. Ja siruta ja alla. Ja olen merevees ja pritsin enda ümber vett. Käed liiguvad täitsa selja taha ja pea ka. Ja pritsin vett alt üles. Ja siit võtan veel suurema hargi, pööran varbad ja põlved välja, istun alla ja tõstan ükshaaval kanda. Ja jätan kannad maha, sirutan käed välja ja lendan lennukiga. Ja siit toon jalad kokku, hingan sisse, hingan välja, võtan omal ümber rinna, lasen lõue rinnale. Ütlen endale aitäh. Sa oled mulle nii kallis. Ja hingan jälle sisse sirutan. Ja hingan välja ja jätkan oma päevatoimetustega. Aitäh!